need probleemid, millega me praegu vastamisi seisame, on palju sügavamal kui poliitilised ja majanduslikud ja seetõttu me ei leia nendele ka majanduslikke poliitilisi küsimusi või vastuseid, lahendusi. Ja et kõige sügavamal tasandil on need probleemid spirituaalsed. Et see tõe rääkimine on selles suhtes ohtlik, aga et kui sa sees tunned, et sa ei saa teisiti, et siis räägi tõde. Kui me vaatame, et on kaks erinevat lugu, selline, et rist ja masin, et siin on ristilugu on, ristiloosse mahub see ikkagi palju paremini ära kui masinaloosse, kuhu ta ei mahugi. Et inimese aju ja närvisüsteem on nagu üks ventiil, mis laseb läbi täpselt nii palju informatsiooni, mis aitaks sellel inimesel igapäevases elus toime tulla. Meil on eriliselt hea meel täna saates tervitada kahte väga eelist inimest, kes on meid ennast meie saate tegemisel palju inspireerinud. Kaie Metsla ja Hardo Pajula. Tere tulemast! Tere! Ja me oleme tänase teema sõnastanud siis nõnda, kui siis tähenduse alal hoidmine materialistlikul ajastul. Ning ma lükkaksingi selle palli veerema ühe tsitaadiga, Kaie, teie artiklist Julgus olla inimene, kus te viitate inglise kirjaniku Paul Kingsnorthi sõnadele, kus ta andis meile järgmise soovituse. Tsitaat. Kui hea uusilm on meid juba oma embusesse võtnud, siis tuleb terve mõistuslikkuse säilitamiseks, oma väikese panuse andmiseks ronida metslaste reservaati, mis asub meie endi südames. Otsi endale koht, kust üksi kaamera sind üles leia, taandu ja tõrgu. Me ei suuda ratast peatada, me ei suuda ära hoida seda, mis on juba alanud, aga me suudame säilitada oma inimlikkuse. Ja meie küsimus selle tsitaadi pinnalt olekski, et kas me oleme oma ühiskonnana jõudnud siis sellisesse kohta, kus me peaksime taanduma ja hoidma oma ette, võtma oma omakesed ja kolima majakasse, nagu Metslane John seda tegi, Aldous Huxley Heas uusilmas. Mis teie arvate? Ma arvan esimesena. Siin on lugu. No mina tõlgendan seda niimoodi, et me kindlasti ei peaks taanduma ja eralduma, sellepärast, et mis inimese jaoks minu arust kõige olulisem on see ühendus teiste inimestega. Et me oleme seda ka mitu korda tsiteerinud, et kõige olulisem on ühendus iseendaga, siis teiste inimestega. Aga millele seal Kingsnorth viitab, ma arvan, on see, et kogu selle progressi ja tehnokraatliku ajastu künnisel, selle sees me oleme jõudnud olukorda, kus me peame paratamatult hakkama masina eest ennast nagu mingil määral kaitsma, sest et see kipub ära sööma meie vanu traditsioone, see kipub ära sööma seda head, seda inimlikkust. Ja selleks, et seda hoida, siis tuleb hoida kokku nende inimestega, kes aitaksid nagu alal hoida seda inimlikkust ja suudaksid siis kuidagimoodi selle masinale vastu panna. Kes see oli meil, kes viimati, kas see oli Keaton? Kevin Keating, kelle intervjuus tuli välja see, et et me oleme ju ise selle tehnoloogia ajastu ja progressiga ja kõige, me oleme ise loonud selle ja ei ole võimalust, et me sellest välja astuksime, vaid et me oleme selle sees ja me peame sellega nüüd hakkama saama. Ja seesama Kingsnorth ütleb ju teise väga hea tsitaadi, et küsimus pole selles, mida me tegema peame, vaid kus on varu väljapääs. Ehk et mina arvan, et see varu väljapääs ongi see sama metslaste reservuaar. Ardo, kuidas teha? No jah, ma arvan, see kontekst oligi seal see, et just see sama, et tähtis pole enam see, mida me teha saame, vaid mida me teha peaksime, et kus on varu väljapääs, tähendab, see süsteem on ikkagi ma arvan, et süsteem on reformimatu praegu juba ja läheb vastu ikkagi oma jookseb täiel kiirusel oma kinni jooksmisele vastu.
ja nad on siis küsimus tõesti, et kus on varuväljapääs ja kindlasti ta ütleks seda, et see on kapseldumis iseendasse või ka oma lähikondadesse, et mulle väga meeldis, eile käis meil on ka, kui me siin oma tegevustest räägime, meil siin aegadest on, et on siis 2018. aastast juba oluliste raamatute kursusesari EBS-is ja nüüd 15. hooajal me tegeleme seal siis Miga Valdari romaaniga Riigisaladus ja eile käis meil siis, pidas külalisloengu Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku piiskop Tamas Kinos ja ta tõi minu arust, ta viitas ühele kõrbeisale, ma mäletan, mis ta nimi oli. Ja ma arvan, et Kingsnorth kristlasena, me üritame praegu mõelda midagi, ju Kingsnorth võiks siin mõelda, eks, et ma arvan, et Kingsnorth õigeuskliku kristlasena nõustuks sellega, et kui siin keskel on Kristus ja me suuname ja koguneme ta ümber rohkem, et siis see toob meid ka inimestena rohkem kokku. Ma arvan, see on võib-olla see, mida Paul seal mõtles, mulle endale see kujund meeldib, aga see tähendab ikkagi täieliku fookuse nõhutamistselt, mis hoiab kingises käigus siis seda, mida Kingsnorth nimetab masinaks. Kuidas teie mõistate seda terminit masin? No seal on kaks mõistet, üks on kogu see hiiglastrik infrastruktuur, mis kogu seda asja siin ka seda vestlust muu hulgas üleval hoiab, aga teine on ka see lugu, mida me oma peas ketrame iseendast ja maailmast, mis siis rajaneb selles, et maailm on üks elutu hingetu masin ja mõtlemisvõime, nii palju kui seda on siis suletud ainult meie siia sellesse. Ja see mõtlemine on inimese kolbakarbis toimuv aineline protsess, võib-olla see on see ja noh, kangemad veinikesed ütlevad veel, et teadus isegi on illusioon, et nagu teekannust tõusev aur. No jah, et võib-olla see, nagu sina tõid selle kristluse ümber koondumise, et noh, mida see tähendab jälle, ma arvan selles Kingsnorthi kontekstis, et eraldatus ei ole selles mõttes nagu oluline, et noh, kõik need ekraanid ja need nagu nii on meid nagu inimliku sideme mõttes eraldanud, et pigem on just koondumine, aga koondumine siis, noh, kui võtta selle Huxley Head uut ilma, siis see metslaste reservuaar oli ju selliste inimeste koondumine, kes olid valmis nagu inimlikult elama. Ehk et elama kannatustes ja õnnes ja kõiges. Et need, kes olid seal selles, kuidas ta seda nimetas, noh, nimetame siis tehaseks. Maailmariigis jah, et nendel olid ju kõik need kannatused ja valu ära võetud ja neile pakuti ainult noh, kõiki siukseid häid emotsioone, iga päev võtsid oma sisse, et oleks nagu mõnus olla, surm oli õudne asi, noh surmaga ei tohtinud kokku puutuda, ehk et nagu see on pool elust, aga et see metslaste reservuaar oli selline, kus ikkagi noh, sa elad nagu kõik läbi, nagu me tavalises elus elame, et on häid aegu ja on halbu aegu. Ja teine, mis ma selle koondumise juurde tahtsin võib-olla veel ütelda, et me oleme 2 intervjuud teinud ja ta meil ka külalisloengut pidanud, on süke Ameerika kultuuriloolane nagu Richard Tarnas ja no palju on räägitud sellest, et mis meie ümber praegu toimub ja et see on üks suur transformatsioon, mille keskel me oleme. Ja tema on nagu väga toredasti öelnud, et selleks, et seda transformatsiooni läbi viia, et selleks ei pea kõik inimesed muutuma, aga on oluline, et kriitiline hulk inimesi hoiab kokku ja ma arvan, et see on selles samas metslaste reservuaari või Kingsnorthi mõttes ka ikkagi nagu noh, väga sarnane sellele. Ma küll, ta näitab seda heroilised kogukonnad on, mis see tema sõnapaar, mida ta kasutab selliste Tarnas. Jah, Tarnas, aga pigem ma arvan jah, et
no ütleme see Kingsnorthi essee, mis minu elukäiku ikkagi väga palju on mõjutanud, on Rist ja masin, et see on need kaks põhipolaarsust, tähelepanu nihutamine siis masinalt ristile vastu. Võiks niimoodi mõtta seda asja. Aga inimese kui langenud olendi loomuses on see, et ei osata leida seda tasakaalu. Ja minu jaoks võib-olla üks selline küsimuse koht on see, et kui ma ise mõtlen nagu tihtipeale, et ma tahan teha asju, ma tahan nagu näha vaeva ja midagi teha hästi, midagi parandada, läheks paremaks, siis see on väga hea jõud minu meelest, mis tuleb seest poolt kuskilt selline motivatsioon. Aga teisest küljest peab vaatama, et sa sellega ei kalduks sinna, kus sa loodad ja tahad nagu saavutada seda, et sa saaksid kuidagi maa peal elu kuidagi korda teha, et oleks korras, oleks lõpuks hea, et kui kõik piisavalt hästi läbi mõelda, siis peaks ju saama niimoodi, et on päriselt hästi. Et nii ju tegelikult ei ole. Aga väga keeruline leida seda tasakaalu nende kahe nagu äärmuse vahel, kus ühest küljest sa kardad seda, et sa muutud selliseks nagu mõnes marksistlikuks maailmaparandajaks ja teisest küljest sa tahad ju pingutada ja tahad teha hästi. Aga mulle tundub, et selle jaoks peab olema nagu mingi õige eesmärgi püstitus, sest kui sa, eesmärk on õige, siis võib-olla see, kuidas ja mida teha ja millest lähtuvalt muutub ka selgemaks. Mis teie jaoks on olnud selline eesmärgi püstitus, mis aitab hoida sellist õiget meelestatust ja seda tasakaalu nende pooluste vahel? Alusta nüüd sinu. Ma võib-olla, kui ma tohiks vastusest kõrvale hiilida, et olles assotsiatsiooniga lagedale, mis selle küsimuse, mis minus, tulles kõigepealt lagedale assotsiatsiooniga, mille see küsimus minus tekitas ja võib-olla saame ka vastusele lähemale, et kuivõrd me siin Kingsnorthiga alustasime, siis ma just eile paar viimast päeva kuulasin väga tähelepanelikult, ta tuleb välja nüüd uus raamat Against the Machine 23. septembril on Londonis esitlus, kuhu meil on ka plaanis minna kohale. Ja ta on nüüd teinud järjest vestlusi sellel teemal raamatu siis tutvustamiseks ja müügitule kaasaaitamiseks. Ja üks väga huvitav vestlus oli tal Stephen Freeman, üks USA õigeusu preester ja täpselt Paul esitas talle täpselt sama küsimuse, mille teie mulle täna või praegu just äsja. Ja enam-vähem samas, et mida teha, et tõesti, et kui ma noorena tahan maailma parandada ja teisest, et ei läheks sellega ja teha. Minu ta vastas hästi, et need asjad, need on lihtsalt asjad, mida me teha saame. Janus oli klaas vett ja põhimõtteliselt jällegi Freeman kristlasena ütles, et ela kristlike põhimõtete järgi ja lase let God do the math. Eks, et las Jumal hoiab hoolt suure pildi eest. Et ma arvan, et ega siin ei olegi, see on see, mis ta vastas, kuidas meie oleme oma eesmärke seadnud, mis eesmärke sa siin ikka väga sead selles mõttes, et 5:30 on vaja siia jõuda ja enne seda oli 3 vaja stuudiosse jõuda ja leht on vaja välja, pole suurt aega mõeldagi nende asjade peale, et võib-olla ma jätan selle küsimuse meelde, see oli minu 5 küsimusest pool elegantselt kõrvale vingerdada, aga see oli esimene asi, mis mul meelde tuli, just see sama küsimus tegelikult, mille Paul käest seal vestluse lõpus küsis, et suur pilt ei ole meie käes, me ei kontrolli seda maailma, see on selle sama masina ideoloogiast tulenev eksiõpetus, et see on meie käes ja et see on üldse asi, mida me saame muuta, et see ei ole nii minu arvates. Siin ma olen küll juba seda, aga mis sa arvad? No ma alustaks kõigepealt sellest, et terve elu on üks suur otsimine. Et kui sa oled noorem, siis on kogemust vähem, võib-olla nagu mõnes mõttes
sul on julgust, ambitsiooni võib-olla rohkem, aga oled mingis oma kogemuste mõttes vähemalt sogasemas vees või noh, tumedamas vees. Mida vanemaks saad oma kogemustele tuginedes, siis on lihtsam võib-olla kuidagi nagu mõtestada asju või siis ka mingeid eesmärke seada. Eesmärkide seadmisega on see oht, me oleme mõlemad sinuga töötanud ka suurtes ettevõtetes ja kus on ikkagi eesmärk ja selle täide saamine, et kui sa lähed sellega nagu väga rattasse, siis ongi see, et sa lõhud ära, sa ei märka mitte midagi enam ümberringi. Aga minu arust on nagu olulisem see, et igal hetkel, kui vähegi on võimalik, see maailm on täis nagu närvilisust ja hüsteeriat ja praegu paistab see eriti hästi välja. Et siis iseenda jaoks lihtsalt punkt 1, hinga rahulikult sisse välja, et igas hetkes tasub mõelda, kas ma lähen selle hüsteeriaga kaasa või ma ei lähe hüsteeriaga kaasa. Ja siis neid asju on alati palju lihtsam rääkida, kui neid asju teha, aga teine pool on see ka, et me oleme ju emotsionaalsed inimesed ja tegelikult emotsioonid on väga head, kui neid õiges kohas rakendada, aga täpselt niisugune, et kuidagi see kire taltsutamine mingitel hetkedel, et oot, ma korraks mõtlen. Ja kui sa selle ühe hetke suudad ennast nagu maha rahustada ja siis hakata enda jaoks järjestama nagu mingid asjad, et mis on olulised asjad. Et siis ma arvan, et siis juba sa liigud ühe sammuga sinna selle tasakaalu poole, et ega see tasakaal on kogu aeg otsimine. Et ideaalseid olukordi ma arvan, et ei olegi, et otsid ja lähed, aga ma usun seda, et nagu vanema inimesena ja kogenuma inimesena lihtsalt on natukene lihtsam võib-olla see. Mis on teisest küljest teinekord jälle võib-olla ka miinus, et see noorte energia ja ägedus on jälle ka väga lahe, et me ise pooldame, meil on ju lehes ka, meie oleme siis, ütleme siis 50+ generatsiooni esindajad ja kujundajad ja fotograaf on meil, mis nad siis on, 20+ vanuses, et sellised koostööd, kus nagu mõlemad, nagu meil räägitakse, et naised ja mehed, et see balanss on tegelikult oluline, mitte nii väga selle mis meil jälle üle võlli keerutatakse seda mitmekesisuse tähenduses, vaid lihtsalt sellepärast, et erinevad inimesed toovad erinevate nurkade alt mõtteid ja siis see kompromissi otsimine ongi tegelikult see tasakaalu otsimine. Ja noored, vanad täpselt samamoodi, et noored toovad midagi, mida juba vanemad inimesed ei suuda ja vanad inimesed vana ma ei räägi nagu vana, vaid et siis kogenumad inimesed suudavad oma kogemusega võib-olla kuskil jälle siis tasakaalustada, et mul on sellised mõtted. Igasugune ühiskondlik aktiivsus nõuab meilt inimestena mingisugust lisapingutust. Ja te olete esindanud mingil määral seda võib-olla sellisest keskmisest nivoost välja kerkimist või te olete kuidagi esilastunud oma tegemistega. Ja selle lisapingutuse tegemine tihti nõuab väga palju energiat ja meil meie enese jõuvarudes seda tihti ei ole võtta. Tihti inimesed teevad seda kas mingi idee, kohusetunde, jumala või mille iganes pärast. Kas ka teil on miski, mis teid kannustab seda tegema? Mingi sisemine vertikaal? Alustad, jah? Kindlasti on. Sisemine vertikaal on kindlasti olemas. Küsimus on selles, et kas me oskame selle ära defineerida, et mis see täpselt on. Et ma arvan, see Hardo vertikaalne side on, Hardo räägib üldse rohkem võib-olla iseendast ja oma tegemistest ka, et Hardol on see selgemalt välja kujunenud, mina arvan, et ma olen siin ka nagu sellises otsingu kohas, et mis täpselt see vertikaal, aga kindlasti, see vertikaal viitab sellele jälle, et sa ei pane nagu
et see tao rusikaga vastu rinda ja ütle, et mina suudan seda teha. Ja see on nagu minu arust väga oluline, sest et kui sa võtad nagu selle üliinimese rolli endale, siis on ka see läbipõlemine tegelikult palju lihtsam. Ja paksu naha kasvatamine on kindlasti kogu aeg üks selline teema. Aga ja ma ei oska selle vertikaali koha pealt väga täpselt ütelda, et ma olen tänaseks väga veendunud selles, et varem või hiljem me jõuame mingite usuküsimusteni. Et uskuda sellesse, mina usun sellesse, et on kõrgem jõud olemas ja mina usun sellesse, ja ma saan iseendast rääkida, et on hoitud väga mitmetes kohtades. Ja mul meeldib alati tuua sisse see Houston Smith, kes USA religiooniloolane siis. Ja USA religiooniloolane, kes on elanud ka tänu oma vanemate missionitööle küll. Hiinas elas esimesed 13 aastat. Ehk et kõik need idamaade religioonid on talle ka nagu väga tuttavad. Ja ta räägib ühte vana lugu alati, mis mind väga paelub, aga selle lõpp on see, et you never know what's good or what's bad. Et sellised asjad kuidagi aitavad ka, et me ei tea, me peame laskma asjadel olla, me peame usaldama elu ja usaldama seda, et keegi ikkagi nagu valvab meie üle. Aga küsimus vertikaalist, eks. Eks see vertikaal ju viitab usu, eks ta juba läheb sinna usu teemadele nii või teisiti, et minu arvates parim usu definitsioon, mida ma seni olen kuulnud ja mida ütles mu vaimulik isa vist esimeses kateheesi tunnis, oli see, et usk on kogemusega kinnitatud usaldus. Ja seda selles mõttes on vertikaal nüüd kindlasti ta on järjest tugevnenud, see pole kahtlustki, et selle sama, mis puutub vormilistesse asjadesse, selle sama Kingsnorthi ja eelkõige selle tema essee The Cross on the Machine, rist ja masin mõjul pöördusin mina siis möödunud aastal kristlusesse ja üritan siis selle meetodi raames seda vertikaali endal niimoodi de facto, ma olin luterlane, olin küll juba 2010. aastast, aga salvimisega Eesti Apostlik-Õigeusu kirikusse, see igapäeval ikkagi usinalt praktiseeriv kiriku liige ja see on võib-olla see vormiline pool siis sellele vertikaalile, et see on see, kuhu mina olen teinud nüüd oma panuse. Ja see, see on see, kus on see viimased mündid nüüd pandud, mis on veel järele jäänud selle 60 aasta rahmeldamise peale, ligi 60 aasta rahmeldamise peale. Kas te selle ajaga või sellest ajast saadik, kui te olete astunud siis õigeusu kiriku liikmeks, kas te olete näinud, et teie vaade või lähenemine ühiskondlikele protsessidele on muutunud tugevalt või? Kuidas öelda? Selge, milles mul ei ole mingit kahtlust, et see igapäevane palvepraktika on mind muutnud, see on väljaspool kahtlust. Ja seetõttu on ta muidu kindlasti muutnud ka minu arusaamist muus maailmal. Võib-olla kõige rohkem, võib-olla see on nüüd jälle selline, võib-olla jälle vastusest välja mööda vingerdamine, aga mis praktiliselt võib-olla, mis selle vastusega kõige rohkem haakub, on see, et ma pean tunnistama seda, et see koroona aeg jättis minusse ikkagi väga palju sellist kibedust. Mis puutub suhetes ühiskonna ja kogu selle, sama jällegi
tsiteerides Kingsnorthi, et selle asja mõju on see, et suur hulk rahvast on kaotanud valitsuste vastu igasuguse usalduse pärast kogu seda tralli üle maailma. Ja noh, see jättis ka minu hinge ikkagi rohkem kibedust ja vimma, kui ma oleksin ja ma tundsin see, kuidas see ise mind niimoodi sööb seest ja siis ma mõtlesin, mida teha, et noh, öeldakse, et oma vaenlaste eest tuleb palvetada ja siis ma mõtlesin, kas ma peaksin nüüd poliitika A eest hakkama palvetama. Ja ma paar korda proovisin ka seda, aga noh, see ei tulnud. Sellega ma ei tulnud toime. Aga lehekülg õigeusu, see on see koht, kus ma sain aru liturgiliste palvete sellisest kohast, et see pea hakkama ise midagi jahuma, vaid selle jaoks on inimesed sul välja mõeldud. Ja lehekülg 227 või mis ta on 200, et palved armastuse suurendamiseks ja vihkamise vähendamiseks. Ja ma tunnen, et need on, jälle see kõik kokku on ju unenägu Gustav Suitsa andmetel niikuinii ja aga et see, ma tunnen, et see on seda vimma ikkagi on võtnud kõvasti, või noh, kas kõvasti vähemaks, aga jah, et võib-olla see on üks vastus sellele küsimusele. Ma lisaks seda, et jah, minu arust ongi tegelikult niimoodi, et see vertikaali otsimine või vertikaali külge siis kinnitumine, kui sa oled midagi juba leidnud, et enne kui ühiskondlikele protsessidele vaadet muudab, et see eelkõige muudabki iseennast. Ja kui sa juba ise muutud, siis hakkab ka sinu suhtumine ühiskondlikesse protsessidesse muutuma. Ja no jälle, kui me mõtleme seda, et kus need meie leheteemad tulevad või noh, üks on elust ja teine on ka sellest, et me ikkagi püüame nii palju kui võimalik seda kuidagi laiemat maailmapilti või tervikut siis kombata. Et noh, kui me räägime ühiskondlikest protsessidest, siis need on minu arusaamist järgi, need on ikkagi väga kitsas pilt sellest, mis siin, noh, mis nagu üldse võiks toimuda, on ju. Need on majanduslikud või poliitilised, aga noh, peale, noh, religioon ei ole meil väga nagu suurelt kuidagi pildis olnud, et noh, peale majandusliku ja poliitilise on veel väga palju muid protsesse. Et noh, et ma arvan, et pigem see sama iseenda muutumine ja iseenda otsingud, et need nagu aitavad seda pilti kogu aeg laiemaks tõmmata. Ja kui pilt läheb laiemaks, siis sa ühel hetkel saad aru, et jällegi, et sa ei saa nii väga kirglikult sellesse majanduspoliitilisse tasemesse nagu kinni jääda, sest see lihtsalt tapab su ära. Ja noh, miks näiteks on kirikus hea käia ju, noh, lisaks, noh, mina räägin lihtsalt nagu, kui ma olen sinuga käinud kaasas nüüd seal kirikus ka aeg-ajalt, et kui muud ei ole, siis sa saad seal samamoodi, sa saad seal rahus istuda, sa saad seal oma rahus mõtteid mõtelda ja see kõik aitab ju iseennast ja kogu selles ühiskonnas minu arust ja nende protsesside jälgimisel ka on nagu hästi oluline see ikkagi kogu aeg see iseendaga tegelemine. Jah, sellepärast, et võib-olla kui sa tegeled kõikide nende ühiskondlike teemadega, siis nagu sa ütlesid, et sinna sisse on võimalik ära kaduda kuidagi, et need on kõik nii suured ja nii, noh, lahendamatud sinu jaoks üksinda. Ja võib-olla on hästi hea vahel sattuda sellesse olukorda, kus keegi sulle ütleb siis kas kantslist või altarilt, et me ei räägi siin praegu üldse sellest. Me küsime ainult seda, et kuidas sa ise oled. Ja siis peadki jätma sinna ukse taha kõik need suured küsimused ja suured probleemid ja ainult vaatama, et aga suur peegeldub ju väikses, et see maailm peegeldub minus ja mina peegeldun selles maailmas. Ja see, millega ma saan tegeleda, on mina. Täpselt. Absoluutselt. Ja teine asi, noh jällegi, te alustasite Kingsnorthiga ja eks ta on, tuleb jälle tema meelde see, et kui ta lühidalt kokku võtta, siis vast see kõige olulisem mõte, keegi just küsis, et kuidas teda niimoodi võtta lühidalt kokku, ma olen kõige olulisem mõte, et noh jällegi sõltub kellega rääkida, aga selle vestluse puhul oleks olnud, et need tegelikult probleemid
on palju sügavamalt, need probleemid, millega me praegu vastamisi seisame, on palju sügavamal kui poliitilised ja majanduslikud ja seetõttu me ei leia nendele ka majanduslikke poliitilisi küsimusi või vastuseid, lahendusi. Ja et kõige sügavamal tasandil on need probleemid spirituaalsed. Ehk mis see nüüd jälle tähendab, eks puudutab jällegi suhteid teiste inimestega, loodusega ja siis selle sama looduse välise sfääriga, kui me usume, et midagi sellist on üldse olemas. Teie oma ajalehega ja saatega, mulle tundub, üritate panna inimesi mõtlema nendele sügavatele hoovustele ja nendele sellistele võib-olla tegelikult olulisematele probleemidele kui need, mis meil päevapoliitikas vastu vaatavad. Mis te ütleksite, et on selline peamine takistus, mis teil ees seisab selle ülesande juures panna inimesi mõtlema nendele asjadele? Mis jääb ette, kui on sellist takistus üldse? Kõige hämmastav on see, et ega meil praegu ei olegi siiamaani takistusi. Me saame oma lehte välja anda, mis on täiesti Postimehe vahel siuke väljaanne. Kuidas see on võimalik? Praegu eetrisse minna on praegu lihtama, et mis see 40 aastat tagasi oleks meid selle jutu peale siit juba ammu ära veetud, kui me oleks saanud kuhugi krappi sisse oma jutuga, et ega praegu otseselt meie tegevus küll. No sa mõtled füüsilisi takistusi, selles mõttes ei ole küll, aga kui mõelda seda, et panna inimesi mõtlema, et nii kui sa tuled, ma võin ise enda näite pealt öelda, et kui sa tuled sellise ideega, mis mulle ei sobi või ei lähe minu mõttega vastu, siis mul on kohe vastas seis. Ja see, ma arvan, et on üks suuremaid takistusi, et see vajab läbi töötlemist, see vajab aega, et üldse inimestele teinekord kohale jõuaksid mingid mõtted või ideed ja ma toon seda enda praktiliste näidete pealt. Et me oleme Kaardoga väga erinevad inimesed ja ma arvan, et selles on plusse ja miinuseid nagu igal pool ja ma arvan, et me oleme olnud veel erinevad, ma just täna mõtlesin selle peale, et tegelikult see koos tegemine on lihvinud väga palju nurkasid maha, sest me peame täpselt samamoodi kogu aeg jõudma kompromissini. Me peame kogu aeg seda tasakaalu otsima, et saaks oma tegevust teha. Ja mitte kõik asjad, jälle, kõige parem on enda näidete pealt, mitte kõik Kaardo ideed ei tundu mulle nagu kohe siuksed vastuvõetavad, et tundub, et me mõtleme ühte moodi ja kõik ei ole nii. Ja see on nii inimlik, et sul tekib kohe see nagu vastureaktsioon ja see võib teinekord väga tugev olla. Ja täpselt samamoodi ma arvan, et see on meie kas lugejatega, kuulajatega või need, kellele üldse näiteks ei sobi, mingid need ideed või mõtted, millest me räägime ka, selliseid inimesi on ka kindlasti. Et nende nii jõudmine on, ma arvan, et siuke kõige suurem nagu takistus. Ja mis on nagu teine asi on see, et mida mina olen õppinud vähemalt selle 5 aasta lehega tegemise juures, et jõuga ei saa. Et jõud tekitab kohe vastu jõu. Et jälle tuleb siis aeg maha võtta rahulikult ja proovida kuskilt teise nurga alt nagu selgitada. Ja üks hea harjutus veel, mis ma mõtlen, et kui mina ootan, et seda, et teised minust aru saaksid või nõustuksid sellega, mis mina ütlen, siis ma peaks proovima igal juhul, kui kellestki teisest inimesest ka aru saada ja tema mõtetest. Et ma pean endaga tegema neid täpselt samu harjutusi, mis ma ootan, et teised teeksid. Mul tuli meelde nüüd seda, just selle viimase küsimuse taustal ja vastas, et see oli see pidi olema, ma alustasin 2018 oma sarjas ja 2018 sügisel oli meil Paul Tillichile, nüüd on vastus küsimus, et mis meid takistab võib-olla teiste inimesteni jõudmas, selle juttuga oli see vist see kaugel. Et see oli siis vestlusring Paul Tillichist, protestantlikust, 20. sajandist kuulsamast protestantlikust teoloogist.
ja stuudios olid Alar Laats ja Toomas Paul. Ja selle saate vist esimene pealkiri oli kaardimajakeste kukkumise või lagunemise aegu, aga lõpuks jäi vist ikkagi sellest, mis viimsena korda läheb, et kui nüüd selle, tuleme jälle korraks veel selle, ma ei unustanud seda küsimust ära, ma teen järjelepõike veel selle vertikaali juurde näiteks, et Tillich on öelnud seda, et tema keelaks üldse, kui tema teha oleks, tema keelaks teoloogidel üldse 5 aastaks jumalast rääkimise, et lihtsalt ei hakkaks kordama mingi mõõt, et selle asemel tuleks rääkida, ma ei tea, kas on Tiefe on vist saksa die-artikliga, see või sügavus, ta siis rõhutab seda ja et igal inimesel, et see, mis viimsena korda läheb, see ongi iga inimese siis sügavus või jumal, sealt tuli see pealkiri. Aga miks nüüd, kui selle vastuse juurde, et mis meid takistab teiste inimesteni, me tuleb meelde üks Toomas Pauli lause sealt, et nii kaua, kui inimese see kaardimajakene püsib, nii kaua ei ole ta mõtlemisvõimeline ja teda ei saa aidata. Enam-vähem see oli see lause ja ma arvanegi, et kui inimene on selles, kas ta nüüd tingimata kaardimajakene või bastion püsti on, et ega ta ei, sellega ta seda kaitsebki, et ta ei võta, et ta suleb enda ees kõrvad mingi jutu, et nüüd kogu see meie selles suunas liikumine hakkas ikkagi sellega pihta, et see minu kaardimajak oli täiesti kokku langenud, ma istusin seal niimoodi palju tagumikku ja nõutu pilguga keset oma kokku langet kaarti ja mõtlesin, mis nüüd õde saab. Ja siis said tulla üldse, siis ma muutusin vastuvõtlikuks sellisele jutule, mis mul varem mulle üldse kohale jõudis, ma istusin samamoodi oma bastionis ja prõmmisin vastu rinda, et kõik on lollid, kes ei mõtle nagu mina olen. Mulle tuleb meelde see Aldo Saksli jälle. Aldo Saksli on kirjutanud sellise raamatu nagu Tajuuksed. Ja tema, jälle see on üks mõte, mis mulle väga meeldib tema mõtetest, on see, et inimese aju ja närvisüsteem on nagu üks ventiil, mis laseb läbi täpselt nii palju informatsiooni, mis aitaks sellel inimesel igapäevases elus toime tulla. Et tegelikult oleks aju ja närvisüsteemi kombinatsioon võimeline kogu info vastu võtma, aga siis me lihtsalt kas läheksime hulluks või see ei ole võimalik. Et sealt tulevad ka kõik need kaitserefleksid ja kõik kogu see pool. Ja ta ütleb seda küll loomeinimeste kontekstis, aga ma arvan, et see sobib ka siia nagu erinevate maailmavaateliste arusaamade konteksti, et mõndadel inimestel on lihtsalt see ventiil laiem ja siis neil on võimalik ammutada rohkem info või siis kaugemalt või sügavamalt seda infot omale. Näiteks tema viitab sellistele geeniustele nagu Bach ja William Blake ja et nendel oli see ava suurem siis, millega ammutada infot ja seda siis meie siia maailma tuua. Kõik need kunstiteoste ja muusikateoste valged. Ja ma arvan, et see on see, teistpidi muidugi see ongi see teema, et kui see kaitseventiil on väga lai, et siis sa muutud ka muu maailma suhtes rohkem haavatavamaks. Seda ütles Madis Kalmet intervjuus August Strindbergi kohta, et tema probleem oli see, et tal oli rohkem valateadvust pinnal, kui ta valitseda suutis. Teistest sõnaga kipuvad sattuma haiglatesse sellised tegelased sageli. Kas te August Strindbergi ka olete kursis? Kursis, aga pole liiga palju. No see Rootsi näitekirjanik. Näitekirjanik pluss lisaks sellele, meil oli lihtsalt August Strindbergi kursusel, siis me võime siin hiilata, et me teame August Strindbergist väga palju. Rohkem enne kursust. Ei, aga mis tema puhul, kui Ardo tõi selle alateadvuse sisse, et ta lisaks näitekirjanikul oli ka maalikunstnik. Ja kui tema teoseid vaadata, te pärast võite guugeldada vaadata, need on kõik ikkagi see mäss, mis seal tema sees käis, tema siis tõenäoliselt ammutaski, see tema ventiil oli tema sisse, et ammutas sealt
sellist tormi ja möllu välja, et aga tuleme selle sama Huxley, see on hea näide, et see et on ventiil, et aju ei ole mitte see mateeria kogum, mis mõtleb, või aju teeb ja mõtleb, aga et aju on kaitseventiil, mis laseb meile ligi mõtteid kusagilt mujalt. Kui me nüüd sellesse lausesse süüvime, siis see eeldab täiesti teistsugust ettekujutust maailmast, kogu kosmosest ja teistsugust ontoloogiat, teistsugust ja selleni, et ei saa nõus seda, kui nüüd tuleb selle juurde, et mis takistab inimesteni jõudmast, et see ei ole reaalne, et see saaks üldse, et selline pildi omaks võtmine saaks toimuda lihtsalt, sest me ei saa kõige fundamentaalsemaid alusoletusi, me saame võib-olla elus muuta korra. Ma arvan, et enamik inimesi lõpetab oma elu õndsast teadmused, et neil üldse mingid alusoletused on, sest see on vesine, mille sees me ujume nagu kalad neil ja see, aga ma olen sügavalt veendunud, et kui meil siin üldse mingit ellujäämislootust on, ja seda tähendab midagi mitte meil, mis see tähendab meil ja mida tähendab ellujäämislootus, me peame lihtsalt need üle kõik need ühiskonnana ja tõenäoliselt ka liigina need alusoletused uuesti ümber vaatama. Te just rääkisite sellisest teistsugusest ontoloogilisest käsitlustest selle suhtes, mis üldse on, kas see kõik, mida me tajume, on meie kolba sees, kas see ongi kogu reaalsus. Mis hetkel teil mõlemalt tekkis see arusaamine, et võib-olla see, mis on, võib olla ka kolbast väljaspool ja miks üldse, ma ei saa öelda, et miks inimene peaks kaaluma seda võib-olla ususammu, et vaadata väljaspool oma kolpa, aga jah, mis hetkel teil see ontoloogiline nihe tekkis maailma mõistmise osas? No minu puhul on see vast niimoodi, et jällegi, hakkame püsta siis 2013 veebruar, kui istub nõutu näoga poolpaljas kodanik oma kaardipaki otsas ja täiesti, mida teha, kelle arusaamised filosoofiast ja psühholoogiast mahuvad ühte lausesse, et 7. novembril tuleb minna paraadile. Kõik, mis mul jäi tipikoolis peelde psühholoogias, filosoofia, peaks seda täiesti harimatu selles mõttes, et tuli hakata seda asja kuidagi niimoodi üles siis ehitama. Lihtsalt puhtpraktilises vajalist ellujäämise olukorrast ja seal, et ei jääks siia pikalt jahvatama, esimesena Peterson 2017, ütleme, järjestus on siin 2013 nõutu kodanik keset lagunenud kaardimaja, see on muidugi palju vahele, aga 2017 Peterson toob mängu jungiaanliku lähenemise paus, et see on, see tõenäoliselt oli Jung on ainukene viis, ma kujutan, et minu jaoks võtame sellises nii sügavalt, ütleme, et majandusteadlase või ökonomistina siis olin ma selle valitseva kartesiaanliku kiriku kõige radikaalsema sekti liige, ilma et ma seda oleks ise teadnud, ütleme, et sealt üldse saada ligi, seda sai rolli sai täita ainult Jung, kes tuli läbi Petersoni ja siis Sheldrake, Rupert Sheldrake, Briti bioloog, kes 2008, tähendab sündinud 1942, lõpetas Cambridge'i siis ülikooli doktorina biokeemias, õppis pärast seda Harvardis siis teaduse ajalugu ja filosoofiat ja pärast seda töötas 7 aastat Indias, kus kirjutas raamatu Uus eluteadus ja nüüd. Mina lugesin seda 2018, see on siis peaaegu 40 aastast teadusuudist. Et ajakirja Nature Sheldrake avaldas 1981. aastal raamatu New Science of Life, Uus eluteadus.
ja samal aastal kirjutas maailma prestiižseima teadusajakirja Nature peatoimetaja John Maddox oma juhtkirjas, et raamatute põletamine on kahtlemata halb komme. Aga kui see komme oleks au sees, siis vääriks Sheldrake'i raamat põletamist. Veel kord, 40 aasta vanune teadusuudis. Keskmine teadusuudis, millega meid siin praegu pommitatakse, on see, mille võtab ilusti kokku, ma seda palju korda tsiteerin, ma ei suuda võidelda kiusatusega seda uuesti tsiteerida, Rohke Debelagi teadusuudist 20 aasta tagant, et Ameerika Ühendriikide teadlased tegid kindlaks, et kui panna inimene tuukri ülikõnes õunab poole istuma, siis hakkab tal poole tunni pärast igav. See on niisugune keskmine uudis, mis tuleb iga päev, 10 tükki on sellise. Ja nüüd järsku 40 aasta tagune teadusuudis. Ja see, ma arvan, et see oli see, ma võiksin edasi veel jahvatada, aga anname ka võib-olla suunavaks, et see ütleb, et siis ma sain, et seda niimoodi ütleb paavst ketserluse mõistes hukka ketserlust. Ja seda, ja Maddox ütleb otsesõnu nii, et Sheldrake tuleb, ta ütleb seda kaamerasse BBC intervjuus, et Sheldrake'i õpetus tuleb mõista hukka samadel põhjustel, nagu mõisteti hukka Galileo, see on ketserlus. Ja siis ma ohoo, et nüüd ma olen millelegi huvitavale sattunud jälile. Ja siis hakkasin, sealt hakkas kogu see asi, siis ma tõlkisin need 2. Jah, saabki kokku, sealt tekkis huvi Sheldrake'i vastu, ma tõlkisin tema 2 raamatut, Teadus ja vaimne praktika ja kuidas minna edasi, mis tutvustavad siis kõikidele religioonidele ühiseid 14 vaimset praktikat. Ja kogu see, selles mõttes on need suurepärased raamatud, see mõttekäik on seal see, et mitte see asi ei käi niimoodi, et kuulet, vahetama maailmavaatsed alusoletused ümber, et nüüd siin on sulle järgmised 10 asja, mida sa pead uskuma hakkama. See on absurdne. Aga et kõigepealt tuleb praktika, siis tuleb kogemus ja siis on see, eks ole, et usk on usaldusega kinnitatud kogemus, et praktika, et niimoodi võis hakkas seal minu see lugu argnema. Lühidalt niimoodi, nii lühidalt, kui oskasin kokku võtta. Aga kuulaks Kaia oma huviga. Jaa, selles suhtes andsid suurepärast söödu ja jätsid väga õige koha peal pooleli, et Rupert Sheldrake on ikkagi üks võtmetegija minu jaoks ka. Et sa asutasid Edmund Burke'i seltsi 2016 ja see oli ikkagi konservatiivse maailmavaate kaitseks ja ütleme, see liin ei olnud võib-olla päris minu liin, mida Hardo tollal nagu ajas. Ja siis sul tekkis mingil hetkel ikkagi mõte, et ma võiks ka suga koos hakata asju ajama. No see oli nii... Ma võtan kohe sõna tagasi, aga räägi see siis ära. Sheldrake'i üks, ja sellest me võime siin Sheldrake'i teises raamatu 4. peatükk on psühhedeelsed avamised ja need on mänginud selles paradigma nihutamises ka väga suurt rolli ja see oli 6. veebruari 2019. 6. jaanuari 2019 võtsin ma päris tubli Annuse seeni ja ma ei tea, kas see tohib eetrisse panna, võtsin tubli koguse seeni ja sealt tuli selge, ma ei tea, oleks ma kirglikum tegelane, siis ütleks, et Jumal ütles mulle, aga ma ütleks pigem nii, et tundmatuks jääda sooviv hääl minu peas ütles mulle. et see pöökipuhvetit tuleb hakata pidama koos Kaiega. Ja nüüd ma võtan sõna tagasi. Ja Kaia töötas tollal Swedbanki juhatuses, nii et selleks ei olnud mitte mingitki, aga Kaia on tunnistaja, et ma hakkasin sellest kohe rääkima samas juba 7. jaanuarist saadik ja koos hakkasime töötama sama aasta oktoobris. Jaa, nüüd ma võtan sõna tagasi jälle. Et nii see tõesti oli, et minu jaoks mis sõna sa tagasi võtad? Endale sõna tagasi. Ma mõtlesin, et ma saaksin edasi rääkida. Et minu jaoks oli see täiesti,
väljaspool igasugust nagu mõtteviisi, et nüüd hakkame äkki koos kõrge pangaametnikuna, et mis mõttes hakkame nüüd äkitselt esiteks loobud sissetulekust, siis liigud üldse mingisse enda jaoks nagu võõrasse tundmatusse maailma. Aga Hardo ikkagi aeg-ajalt seda rääkis ja jälle mina arvan, siin võib ka öelda, et vahest meid ikka aidatakse, et oli see Jumal, kes aitas või oli see mingi muu võim, et mina ütlen, et mind tegelikult aidati sellest rattast välja. Ja siis oli, mõnda aega oli võimalus mõtelda, et kuidas siis üldse edasi minna. Ja siin ma jõuan selle Sheldrake'i juurde, kes oli tõesti võtmetegelane, sest kui Hardo oli need 2, siis olid ühe raamatu ära tõlkinud, Teadus ja vaimne praktika oli ära tõlgitud ja siis me käisime Sheldrake'i intervjueerimas Londonis. 2019 detsember oli see vist? Ei, see oli september. September. Käisime Londonis ja teda intervjueerimas ja ütleme niimoodi, et ta on ääretult meeldiv inimene. Ta on leebe ja kui seda raamatut lugeda, siis mida tema teeb? Ta toob vaimsed praktikad, ta kirjutab vaimsetest praktikatest, mis on ühised kõikidele religioonidele, pluss ta ütleb ateistidele, ehk et ta tõmbab samamoodi selle laia pildi ja otsib välja sellised praktikad, mis sobivad kõigile, et ta on ise anglikaan, aga ta ei kitsendunud nagu sellesse ratta ära. Ja kuna ma olin Sheldrake'iga ise isiklikult ka niimoodi kokku puutunud nüüd tänu sellele, et me selle intervjuud käisime tegemas, sina olid varem tuttav temaga juba, ja see Sheldrake'i mõtteviis ja see tema leebus ja see kõik mulle väga sobis, siis ma mõtlesin, et okei, et teeme selle projekti ära, et toome Ta pidi tulema Eestisse raamatuesitlusele. Jah, et tema raamatuesitlusele, et kutsume ta siia, et ma teen selle projekti ära, et see mulle nagu väga-väga sobis ja väga meeldis. Ja siin mina ei saa kiusatusele vastu panna, rääkida see lugu ikkagi, et siis me Teaduste Akadeemial on väga ilus saal seal Toompeal. Ja mõtlesime, et see on väga ilus koht, väga vääriline koht ja käisin seal kokku leppimas, ruume vaatamas, ülimeeldiv vastuvõtt, kõik oli väga tore, kõik oli kokku lepitud. Ja siis, ma ei tea, kas meil oli 6 aega enne või kuidagi niimoodi, siis Hardo sai meili, et kõik, et seda ruumi ta kasutada ei saa. Nüüd, kui ma kuulasin seda saagat, mis siin praegu meil sildistatud konverentsi teemal käis, siis mul tuli kõik nagu kuidagi väga tuttav ette see mingis kontekstis, aga ühesõnaga see Sheldrake'i raamatuesitlus jäi ära, sellepärast, et koroona tuli. Ja aga see meil tuli siis tolleaegselt Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, et pole ilmunud paar päeva varem Postimehes artikkel, kus ma siis tutvustasin Sheldrake'i ideestiku. Ja ma mälu järgi tsiteerin seda siis niimoodi, et kuivõrd sellest artiklist nähtub, et Sheldrake'i raamatud sisaldavad ütluse, mis on A vastuolus, räiges vastuolus A praegu hea teadusliku tava ja B praegu kehtiva ühiskondliku korraga. Siis kaduge minema grantsid siit. Oma majja me teid ei lase. See oli siis nüüd teadusuudis reaalajas, eelmine oli 40 aastat tagasi. Aga väga sarnane nagu oma idee poolest väga sarnane sellele. Aga ühesõnaga, Sheldrake siis ei tulnud, aga me tegime üle veebi temaga nagu selle raamatu esitluse ja loengud, aga kui sa küsisid seda, et kust tekkis nagu see, hakkas see nagu pööre toimuma, siis minu jaoks, ma arvan, oli see isikuna kindlasti Rupert Sheldrake ja kui sa siin rääkisid Jungist, siis kindlasti ka Jung, sest et väga tükk aega minuga kõlas kaasa väga see Jungi mõte, et meie kõigi sees on peidus meie tuleviku mina.
mis otsib väljapääsu ja selleks, et siis nagu välja pääseda, ta kohtab oma teel inimesi ja raamatuid ja sündmusi, mis teda sellel teel aitavad. Ja minu arust see on nagu, vähemalt ma iseenda jaoks olen mõelnud, et see on nagu see sild nüüd minu 2 maailma vahel, et see, kus ma olin siis varem ja see, kus ma olen täna. Aga millistele mõttekäsitlustele siis näiteks Rupert Sheldrake ja Carl Jung meid ärgitavad, et nad on sellise vastukaja konventsionaalse teaduse poolt saanud, sest et ma võin eksida, aga mulle tundub, et Jung ei ole ka ju olnud tavateaduse või nii-öelda sellise mainstream teaduse jaoks esimene nimi, kelle poole pöördutakse. Kindlasti mitte. Et mis on siis, mis näiteks teie enda näitel, kuidas nemad teie maailma taju muutsid, et nad sellise vastukaja on pälvinud? No uue eluteaduse mõte lühidalt on see, mis selliseks seal siis, või põhitees on see, et mälujäljed ei paikne ajus. Mälu on põhimõtteliselt pilves, kui kasutada jällegi neid masinametafoore, millesse me oleme niivõrd jällegi kinni. See, et ma ei leia siin ka paremat metafori kui see sama, peab kui kuulajatele kohale jõudma. See on mingisugune plaatonlik meenutamine. No just jah, aga ütleme praegu et mälu on pilves ja siis ma sealt laen alla nii parajasti palju kui vaja, sest otsitud on, surgitud on seda aju ju selle küll naelte ja skalpelliga küll ja küll, aga ei leita mälu jälge kuskilt ja seetõttu ja kuivõrd mälujäljed ei ole ajus ja et geenid on, väidab siis Sheldrake, et geenid on juhised siis telliste tootmiseks, mis on vajalik selleks, et katedraal püsti panna. Aga katedraali plaan ei ole tellistes, vaid ka kuskil mujal. Ja see pidi Maddoxile, siis teaduskiriku paavstile sellel hetkel olema nii, ma küsisin ta Sheldrake'iga, mul oli intervjuu siis 11. numbris, et kus see hüsteeriline reaktsioon tuleb, et Maddox tajus seda rünnakuna oma usu alustavõdde pihta ja reageeris nagu ta reageeris. Ja seetõttu, ja kuivõrd see on siin nii, et mälujäljed ei ole ajus, või tähendab, mälujäljed ei ole ajus, vaid ma ei tea, kus siis on ka molekulaarbioloogia selgitusjõud äärmiselt piiratud. Ja see jutt, et tollel ajal arvati ju, et ja see, ma arvan, et ta pigem, ta kangutas mingi ukse lahti pigem vast siis Sheldrake ja muidugi minu isiklikus sellises tervenemisloos nii palju, kui sellest saab rääkida, mängisid mingil ajal ikkagi ka psühhedeelikumid, nendest oli eraldi peatükk tal, millena nüüd sellele peatükile ma vaatan tagantjärgi natukene teise pilgu ja selle peatüki minu pealegi oli minu meelest kanep ja psühhedeelsed avanemised, et pärast ütleme niimoodi, et pärast alkoholi jäin ma kanepist sõltuvusse ja see mingil määral andis mulle legitiimsuse justkui, et et sellele kirjutab, et kanep on see spirituaalne niimoodi, et siis võib seda edasi niimoodi, kui palvetad, siis võid edasi seda popsutada. Asi vähemalt tegin sedagi, sest joomisääle tulnud sedagi mõtet pähe, eks. Aga jah, mis nüüd psühhedeelsetesse asjadesse puutub, siis ilmselt on need kogemused ikkagi tulid, sest ma arvan, et minusugusena paandunud, nagu ma ütlesin, ma olin selle kartesiaanliku kiriku ühe kõige radikaalsema sekti siukene, mitte lihtsalt lihtliige, vaid ma ju jaurasin siin ka pool teleaega täis, kui jälle mingi indeks kuskilt välja tuli, siis kutsuti seletama ja nii, et ma olin ikka siukene tulijauraja selles vallas, aga et just need
vahetud kogemused ja ma arvan, et see psühhedeelne kogemus on just, see peab olema tugev asi, mis lükkab eemale sealt ja tekitab selle avaruse. Ma jäin jälle siin seletama pikemaks, kui ma oleks võib-olla pidanud. aga see psühhedeelne kogemus ilmselt mõjub sellisena, et ta lõhub ära lõplikult selle arusaama, et väljaspool seda, mis ma tunnen, ei ole midagi. Just, täpselt nii. Ega see saab olla ainult kogemus, see ei ole nii, et nüüd on sulle siin 10 uut punkti ja uus laululehte lase nüüd selle järgi. See loob lihtsalt nagu tühja lehe mõnes mõttes. Jah, aga kui see selle, aga temaga on jälle nüüd tagantjärgi tarka olles ja ma arvan, et see etapp on nüüd ka, et ega see lõhkumiseks öelda, et vaja ehitama hakata, et nad on lõhkujatena kindlasti palju tõhusamad kui võib-olla ehitajatena. Mulle tundub, ma ei tea. Ta murendab mingi kaitsekihi ära, ma arvan, mis meil on siin peale tekkinud, see igapäeva elu ju, ma mõtlen sellest toimetulekuks, me korjame enda ümber selle kesta ja see kest läheb kogu aeg järjest tugevamaks ja lõpuks on niimoodi, et ühtepidi on positiivne, et ta siis ei aitab sul nagu ellu jääda, aga teistpidi ta tapab ära ka selle sama, mis ma siis ütlen, ta lämmatab selle kooriks surub lihtsalt selle jumaliku sädeme kustutab ära. Aga ma tahtsin korraks tulla tagasi veel selle juurde, et kui Andres küsis, et mis see siis on, et miks, ma ei mäleta, kuidas see täpselt see küsimus oli, aga meie näitel ka, et ma arvan, et see tuleb siia praegusesse hetke väga hästi välja, see sama vastuolu, et meie puhul ka, et okei, et kui Sheldrake mingite andmete järgi oli kuulutatud Ketzeriks, et kui ta on nagu tutvustanud selliseid ideid, mis tunduvad sellest teadusparadigmas nagu väga valed, et siis tule ja väitle, et tule ja pea diskussiooni, et see on minu arust nagu see puudus, mis meil ka praegu on probleemiks, et me ei julge debateerida, me ei julge diskussioone pidada, meid ei ole võib-olla ka õpetatud, aga meil on väga huvitav komme panna lihtsalt kohe nagu silt juurde. Kui see mulle ei meeldi, siis ma panen sulle kohe mingi sildi külge, on ju, ja siis see välistab ära, siis ma sellega loon omale selle kaitsebarjääri ja see välistab ära kogu järgneva vestluse. Ja mis Sheldrake, ma arvan, veel tegi, jälle ma hetkel ei mäleta, kes seda ütles, aga et ta kompas kogu aeg nagu neid teaduse piirimaid ja julges esitada küsimusi seal piirimaal, piiri peal, et kui sealt esitad küsimuse ja kui sealt nagu julged edasi vaadata, et siis sealt tulebki tegelikult see diskussioon ja mitte kõik ideed ei pea alati õiged olema. See küsimus võib olla ka nii, et selle vastus on tegelikult, saad teada, et mul ei ole õigus. Aga nagu ma mõtlen oma näiteks koolihariduse pealegi, et ma olen ka olnud ikkagi 5-line tüdruk ja ülikoolis käinud aga ega meid ei õpetatud väga mõtlema ja meid ei õpetatud nagu diskuteerima, meid ei õpetatud arvamust avaldama. Ja ma räägin enda kogemusest, et pigem mind õpetati ära õppima seda, mis on ette antud ja see välistabki juba edasised tegevused. Sheldrake on teatavasti kirjutanud raamatu Õhtuma vaimu passioon. Ei, Tarnas. Tarnas, igatahes, selle eksisin, aga selles ütled, sa tahtsidki tegelikult Tarnas öelda praegu. Ja ma pean mis midagi välja lõikama, aga küsi uuesti. Aga ei ole hullu. Selles Õhtuma vaimu arengus, mis te tunnete, et mis on selle tänase ajastu vaim? See ei pea olema selles vaimu geneesis, aga kus me oleme, mis on tänane ajastu vaim ja kas sellel on mingit elujõudu tulevikku vaadates? Kas te näete, et see on jätkusuutlik? Nüüd peab küll sina vastama. Me oleme seal vestluse alguse tagasi, et ei ole.
ma arvan, et me oleme sellise põhjapaneva transformatsiooni künnisel, mis lähimast ajaloost oleks võtta 16, 17 sajand, vähemalt on see. Aga see on ilmselt lähim paralleel, jah. Et ma näen seda mingil määral oma tegevust või meie tegevust siis on aega, et mõelda, et see on mingil määral nagu vastureformatsioon selles tähenduse vastureformatsioon selles mõttes, et see on jälle üks Sheldrake'i lause, et Thomas Aquino filosoofia oli omalaadne kristlik animism. Umbes see, et ikkagi et Jumal on ka immanentsis ja ma arvan, et see, kus me nüüd see, kuhu me nüüd siirdume, on pärast seda siis modernismi katkestus, see on nüüd see on minu arvates see, kuhu poole me siirdume. Ja siin taga teine oluline paralleel 15. või 16. sajandiga on muidugi puhtalt tehnoloogiline. Et ühelt poolt siis Gutenbergi trükipress, teise poolt internet. Gutenberg võttis vaiba alt ära katoliku kirikult, mis ju kontrollis põhimõtteliselt kõike podcasti stuudiosid, mis tollal olid ja kõiki ajalehti ja kõiki telejaamu. Täpselt samuti tõmbab internet ära nähtuselt, mida üks USA mõtleja, et see on vähe tuntud, aga me oleme siin natukene meie kanalilt Bjorn Jordan Hall nimetab seda siis siniseks kirikuks, ehk see on siis see reaalne establishmenti meediatööstus. See, et kell 9 on uudised, ja see, millega meie üles kasvasime. Kell 9 oli Vremja, see andis järgmiseks päevaks laululehed kätte, hommikul meie raadiojaamad tuututasid selle üle, 8:30 tegi Aktuaalne Kaamera veel, kinnistas materjali, kell 9 tuli uuesti Vremja, et selles mõttes, et see on, et selle mudeliga me lassime ju edasi sisuliselt ikkagi, sisuliselt selle sajandi alguses, see on läinud nüüd, seda ei too miski tagasi enam ja ma arvan, et see on see fundamentaalne infotehnoloogiline muutus, mille taga on minu meelest kõik see, mida me siin praegu näeme, aga üks võimalus näha on seda, et see maailm on, et see mudel on kukkumas kokku nüüd filosoofiliselt, ma arvan tõesti, et kui meile siin on, siis võtame see Aquino Thoomase kristlik animism, ütleme, et siis Jumal on nii transcendentne kui immanent ja siis vahepeal on siin reformatsiooni ajal katkestus, kus Luther ja kompanii kihutavad Jumala üldse transcendentsi ja Laplace ja Newton ja Newton oli muidugi oli religioosne inimene, aga ütleme, Laplace ja kompanii ütleb, kuivõrd ta on transcendentsis, siis pole tast üldse vaja rääkida, sest see masin töötab sama hästi ilma temata, see on see sama masina ja nüüd on ta ma arvan, et see ökoloogiline teadlikkus ja kogu see Gaia lugu ja see kõik, et ta Jumala naasmine immanentsi, ütleks, on minu arvates üks võimalus, siin selle vestluse piires vähemasti midagi poolmõistlikku selle asja kohta ütelda. Ja mina mõtlen, et need küsimused ja vastused lähevad kogu aeg sinna, et issand, kui õudne kõik on. Et noored inimesed ei taha kuidagi teid ära ehmatada, et ma jälle siis püüan oma optimistliku loomuga kuidagi nagu tagasi kiskuda. See on väga tõeselt. Alguses oli juttu sellest, et kõik see, kuhu me oleme jõudnud, et me oleme ise loonud selle. Ja ei ole sellist varianti, et me paneme ukse kinni ja lähme teise tuppa ja seda enam ei ole, et me elame sellega kindlasti edasi, et me ei saa sellest üle ega ümber. Aga kuhu see on viinud,
see, mida sina kirjeldasid, on seesama spirituaalsuse puudumine. No spirituaalsuse kohta ütles, kes meil seda, et sa küsisid, et mis see spirituaalsus on, et need on ühendused. No Kingsnorth ütles. Kingsnorthalis, jah. Et need on kõik ühendused, seesama iseendaga, teiste inimestega, ümbritsevaga, et nüüd on see reaalseks vajaduseks muutunud ja noh, eks ma usun, et kes teadlikult, kes mitte teadlikult, et üha rohkem inimesi hakkavad seda otsima, sest noh, ega kõik see vaimne kriis ja kõik see ju tuleneb ka sellest, et me oleme liikunud sellesse väga modernsesse maailma. Ja noh, mina usun sellesse, et ükskõik kes ja kus, mis viisid nagu omale seda spirituaalset teekonda leiab, et see kõik, noh, see ei muuda nagu paugust midagi heaks, aga see aitab vähendada seda kahju, mida me noh, nagu võiksime samas rajas edasi teha. Nii et ja noh, õnneks neid võimalusi on väga palju ja kõige lihtsam ju, mida väga palju ka toonitatakse praegu on seesama, et mine loodusesse, et loodus aitab, et noh, see on kõige ehtsam, see side, mida on need suurlinnad ja kõik see linnastumine ära lõhkunud, et mine istu puud, mitte istu puud, vaid vaata puud ja kõnni ümber puu ja no üks Sheldraki praktika on, et suhted loomadega, teine on loodusega. Ja meiegi võtsime sealt, see oli koroona ajal, me läksime ka linnast ära ja me olime Audrus, kus meil on see maakodu. Valisime ka pargis omale ühe puu välja ja nüüd me käime kogu aeg seda puud vaatamas ja teeme tiiru ümber puu ja tegelikult väga kihvt on ja meil on Kadrioru pargis ka üks puu, mida me käime vaatamas, kui me sealt mööda lähme. Ja ma käisin eile sõbrannaga seal jalutamas ja käisime ka seal, proovisime siis, kas me saame puu ümbert kinni võtta, no ei saa ja aga lihtsalt, mis on selle asja mõte, et jälle, et see suhestumine, et see sideme loomine, et sa vaatad seda puukoort ja seal on nii sügavad vaod, et noh, see paneb sul nagu teistmoodi mõtlema väga paljudest asjadest. Ja ma usun, et noh, sellised näited on nagu see, mis meid kuidagi edasi viib. Mina ei taha ammugi ka pessimistlikult kõlada, sest oma nendel kapitalismi see üks võimalus minu isikliku trajektoori kirjeldada ongi kapitalismi käos puukallistajaks, et midagi sellist on laias laastes juhtunud, aga et ammugi ma ei taha kõlada pessimistlikult, sest selle poolest ma olin siin omal selles üle-eelmises elus kuulus, et ei lähe üldse nii hästi ja nii, majandus just nüüd ei kasva nii palju, kui ongi siuke joru ka. Et kaugeltki mitte, et see pessimismis püherdamine, see ei vii ennast ega mitte teisi kuhugi ja ma ei taha üldse, et see kõlama jääks, aga tõsiasi on see ka see, et punkt 1, võib-olla 3 punkti siin, et meile tuntava maailma kadu ei tähenda maailma kadu ega elu lõppu, see, et see süsteem saaks sellisena jätkuda, no see on välistatud, süsteem on täiesti seniilne, igatepidi, igas mõeldavas mõttes pankrotis ülemaailmselt. Esimese väite kasuks, et süsteem on täiesti seniilne ehk reformimatu. No vaatame möödunud aasta või mis see oli 2020, parim näide selleks on 2020. aasta USA presidendi valimised. Kui Trumpile, keda kõik siunasid nimis kole, parim vastus meile süsteem talle suutis panna oli Biden. No see võtab ju kogu selle asja kokku, selle peataoleku ja kogu selle Minu jaoks emblemaatiline see, kui üks mu lähedane inimene sõitis autoga ja kuulas raadiot ja siis tulid uudised ja ta sai pärast aru, et see ei rohke tebelaki iga uudised. Kaiega mitu korda nii jätselt. Aga kuulas ära ja mõtles, nojah, siis on nii. Ja no täpselt. Ja kolmas asi, nüüd tuli see Richard Arnase juurde, siin võib nüüd natukene, et võib-olla mõni võtta, nüüd hakkab häälema eriti pessimistliku pada ajama, aga see ei ole
Tarnasega, mulle kuidagi see läks mulle naha vahele ja küsis, et mis nüüd, mis kõik siin toimub ümberringi, et mis saab, sa ütlesid ühe lihtsa lause, me kõik sureme. Ja see on tõsiasi, millega me peame leppima. Loodetavasti erinevatel aegadel, mitte kõik siin ühest suurest ummakatastroofis, aga see on tõsiasi, milles meil tuleb hakata. Ja see on tõenäoliselt ka koroona suur pluss, et ta pani selle tõsiasja meile lauale ja seetõttu ta tekitas ka sellise mullistuse, et aga et selle tõsiasja, ütleme, et selle tõsiasjaga, et me oleme surelikud, et meie eluhorisont on lõplik, selle tõsiasjaga toime tulemiseks, kui me vaatame, et on kaks erinevat lugu, et rist ja masin, et siin on ristilugu ristiloosse mahub see ikkagi palju paremini ära kui masinaloosse, kuhu ta ei mahugi. Seda ütles väga hästi viimases lehes intervjueeritud see Belgia psühholoog Mattias Desmet, totalitarismi psühholoogia autor, väga äärmiselt päevakajaline raamat, ma soovitaks seda kõigil lugeda. Selle Eesti Transpersonaalse Assotsiatsiooni sarjas on ta ilmunud, et kogu selle modernistliku või masinaloo peamiseks puuduseks on see, et ta ei ole andnud surmale selles loos seda kohta, mida ta siis kuualuse maailma hegemoonina nõuab. Ja seetõttu, kui me oleme ta sellest loost välja heitnud, siis ta tuleb tagasi ühes ja teises vormis ja me reageerime talle viisil, mis on palju ohtlikumad ja kui need esialgsed probleemid, millele me reageerisime. Et need kolm asja võib-olla, ütleks ma selle, et see on nii, et me oleme tõsiasi, et me oleme surelikud, see on, sellest ei saa üle ka ümber, mul on sellest tõenäoliselt kergem rääkida, võib-olla ka raskem rääkida oma vanusel kui teisi. No ma ütlen nüüd, eks see ikkagi positiivne lause lõppu, et pessimism on out. Pessimism on täiesti out. See ei aita mitte kedagi. Ei aita kõnelejat ennast, ei aita ümbritsejaid, aga tõsiasjadele tuleb ka vaadata näkku ja mitte ennast ka luuludega toita. Ehk siis tõde on in. Jah, ma arvan küll. See ainus, mis meid seda ütles hästi jälle see sama Desmet, et meie probleemid on, või selles me oleme ennast oma valede loori nii sisse mässinud ja me lihtsalt ei leia sealt. See ma arvan, on kogu selle ülemaailmse eelarvekriisi, mille keskel me oleme praegu põhiline põhjus. Mulle tundub vahepeal, et ja mulle jäi väga kõlama see, mis te varem ütlesid selle kohta, et aju on nagu justkui see meie kaitse selle ümbritseva ja selle reaalsuse eest ja just samamoodi see surmast ja elust mõtlemine ja võib-olla valedest loobumine. See on nii raske inimestele kohati sellepärast, et kui sa teed seda ja see teeb tõenäoliselt sinu enda elu, sinu enda hinge sees paremaks, siis mis samuti juhtub, on see, et sa jääd väga üksi. Mul üks lähedane inimene näiteks oli selles olukorras, kus ta nagu ületas selle künnise mõnes mõttes, et ta hakkas ise mõtlema, lugema, kirjutama ja selle protsessi kaudu ja võib-olla meelemärkusele tuleku kaudu ta oma sõprade ja sellise senise sotsiaalse ringi keskel järsku tundis ennast nagu täiesti isoleerituna. Et sul järsku ei ole kellegagi enam suhestumise punkti, sest sa kõlad nagu hull kohati, kui sa räägid nendest asjadest. Ja inimesed vaatavad sind ka teatava murelikkusega ja proovivad juhtida teemat sellistele rohkem aktseptaabel teemadele ja siis võib-olla, kui sa oled selle koha peal, kus sa saad valida ja sa natuke tunnetad, et mis sinuga juhtuks, kui sa valiksid selle, et sa hakkad mõtlema, siis ma arvan, et võib-olla paljud ei taha seda just sellepärast, et sa ei taha kaotada kõiki neid inimesi, kes on sind ümbritsenud. Aga kas teie jaoks see on ka nagu juhtunud või kuidagi olnud reaalne probleem, et see tekitab üksindust? See sama Desmet
Mattias Desmet, kellele Ardo viitas seal totalitarismi psühholoogias, tema ütleb samamoodi, et see tõe rääkimine, kui sa tunned sees, et see tema ju mitu korda kontrollis seda iseendaga, et kas ta julgeb oma teesidega välja tulla. Et see tõe rääkimine on selles suhtes ohtlik, aga et kui sa sees tunned, et sa ei saa teisiti, et siis räägi tõde või et vale hakkab väga lämmatama, aga et pead arvestama, et karjast visatakse välja ja see on seesama asi, mis sina kirjeldad, et sind visatakse karjast välja. No ma ei tea, meil on ikkagi, meil on kahtepidi, et ikkagi suures osas on sõbrad on ikka alles. Ja on mingi kogukond, kes meiega koos ikka käivad nendel kursustel ja see on niisugune lähikogukond, et need on väga toredad inimesed kõik ja kaasautoreid kirjutama tuleb ka kaasa, et selles suhtes on nagu hästi. Aga idee kaupa, ma arvan, et siin on juba ka see, et ei ole enam niimoodi, et kui vanasti tundus, et üks inimene, kui me ütleme, et parem ja vasak, lihtsalt ilma ka poliitiliselt rääkimata, lihtsalt parem ja vasak, et vaat mina olen oma mõtetega siin paremal pool ja sina, Andres, oled siin vasakul pool. Et siis me läksime kõikides mõtetes niimoodi, et minu arust tänane probleem ja teistpidi, ma arvan, ka õnn on see, et igas erinevas mõttes me võime olla niimoodi erinevates kohtades, et kui mul on siin 10 ideed, siis sellest 2 võib-olla ma olen sinuga vastandun, aga võib-olla 3 olen nagu täitsa samal pool. Nii et kindlasti mõni teema ei meeldi kellelegi üldse, aga mingi teine teema jälle teisest küljest kõnetab väga. See parem-vasak vastandus muutub üha irrelevantsemaks, mulle tundub ka. Mida nad üldse tähendab? Ja, absoluutselt. Et kõik on ikkagi üsna segamini selles mõttes, et ja. Eriti koroona ju väga huvitavalt tõi kokku nagu sellised täiesti, võib-olla nagu eriti justkui klassikalises arvestes parempoolsed ja siis täiesti see, et loodusinimesed ja samamoodi, ma arvan, ka Lähis-Ida olukord mõjub samamoodi. Et järsku avastavad ennast nagu samal poolel nendes küsimustes inimesed, kes muidu pole kunagi millestki nõustunud. See on tegelikult, minule vähemalt see hästi meeldib. Ta on natukene muutunud see situatsioon. Ja see sama, kui sa küsid selle meie tegevuse kohta, et mul on pigem nagu see mõte ka, ja see tunne olnud ka, et on ju niimoodi, et kes on väga kindla veendumusega inimesed, tal on väga kindel veendumus, aga on ka selliseid inimesi, kes ka kuidagi hakkavad kõhklema ja pika aja jooksul, kui sul ei ole sinu mõtetega kaasas käijaid, siis võib-olla hakkad ise ka kuidagi kõhklema. Et siis vähemalt nagu väga paljude inimeste jaoks võib see lihtsalt olla tugi. Et ahaa, et kuskil mõeldakse veel niimoodi. Ja minu arust see ongi nagu kõige olulisem, et ei pea olema see jälle need poolused, vaid see, et kuskil on nagu minu mõtetele tugi. Jah, Charles Eisenstein veel üks teda vist nimetame esimest korda täna. Ja. Temaga oli teises lehes intervjuu väga oluline. Ja võib-olla Charles Eisensteini tasuks ka mainida, sest kui me nüüd räägime, tulla selle jutu juurde tagasi, nüüd ma olen meeles see, et sõprade kaotus ja see küsimus ka, aga võib-olla korraks tagasi tulla selle juurde, et kus see pööre, või ütleme see Andrese küsimus, Andreas või Andres olid? Andreas, vabandust. Andrease küsimus, et millal see pööre, ja eks ta pöörab siiamaani, kuigi ma arvan, et on pöörlemise lõpetanud, aga et tundub, et selles ringis on mitte rohkem kui 360 kraadi. Et see sama muidugi koroona oli, see on siiamaani, ma arvan, müüki elu ja pärast koroonat, et kui me nüüd tuleme tagasi, paigutame ennast mõttes tagasi 2020. aasta märtsi lõppu,
kui see trall kõik pihta hakkas, lennukid pööratakse õhus ümber, kogu see. Ja selleks ajaks oli mul juba Sheldrake selja taga, eks, see Maddoxi reaktsioon, et ma ei tulnud 2020. aasta 15. märtsil selle pealegi, et see, mida BBC mulle räägib koroonaviiruse kohta, ongi kogu tõde. See on sama see on tõenäoliselt sama erapuulik ja kallutatud nagu kõik see, mida nad sille ajani olid rääkinud. Ja ma ei räägi kohalikest väljaandest üldse, need räägivad niikuinii kordavad seda, mida BBC ees räägib, või BBC või niikuinii üks kujund. Et ja siis, aga õnneks on olemas internet. Ja siis hakkad kuulda, mis, vaatasid, see autor, see kaagutab seda asja kaasa, mida siin tuleb mida see propagandavesk ees laseb. Ja siis ma mäletan, et see oli 12. aprill, kui ilmus David Fulleri intervjuu Charles Eisensteiniga kontrolliepideemia, mis oli tema, siis ma lõikasin sellest klipi meie videokanalile ka, mis oli tema essees kroonimine ja seal ta ütles selle, kus ma sain esimese sellise, et see on nüüd see, milles ma kinni hoian, et meie vastuses, üheski meie vastuses koroonaviirusele ei ole midagi uut, et see lihtsalt oli apokalüptiline sündmus, mis lükkas kiirendas seda, kuhu me juba niikuinii teel olime, nii et Charles Eisenstein oli siin ka kindlasti pärast Sheldrake'i minu jaoks äärelt ja Eisensteini kaudu ma kuidagi jõudsin, neil oli Pauliga omaette vestlus, nii et sealt jõudis tuli Kingsnost ja kogu see rida, aga tema on öeldud suurepäraselt tagasi tulles selle sõprade kaotuse juurde, et terve mõistuslikkus on grupiprojekt. Hullumeelsus ka paraku. Ja see muidugi selles mõttes on see väga keeruline koht, et ma kujutan ette, kui me nüüd vaatame 16 või 17. sajandi paralleeli, siis ma arvan, et katoliiklased ja protestandid pidasid vastuseid ka teineteist ka hullumeelseteks. Ja sealt ega sellise kirega nad muidu poleks üksteist nüpeldanud. Ja praegu on meil kui kodanik A vaatab kanalit B ja kodanik C vaatab kanalit D, siis nad ühel hetkel tunduvad endale nad tunduvadki hullumeelsetena, sest elavad täiesti erinevas reaalsuses, nende reaalsus käivad samas poes ja mingis määral see kattub, aga see on väga tõsine probleem, mis selle inforuumi killustamisega on tekkinud ja ega siin paremat lahendust ei ole, kelle vestluse alguse tulla see, et käitu inimesena teiste vastu ja lase Jumalal teha seda, mis tema ülesanne on. Jah, siin on just tegelikult väga sobilik öelda, et see on väga suur privileeg meil, et me saame niimoodi, et me saame neid mõtlejaid otsida, neid mõtlejaid kuulata, seda infot sünteesida ja sõprade kaotuse puhul ka, et me tegelikult ju sünteesime ka oma sõprade jaoks, et tava argi rutiinis oleval inimesel ei olegi aega. See meie privileeg on meie töö ja see on suur asi, sest et täpselt infot on nagu mega palju ja me saame nagu mingi osa sealt ära teha, et me loeme, kuulame, räägime ja siis saame ikkagi mingi kontsentreeritud kokkuvõtte tuua, et ja mõned sõbrad ikka on, kes ei ole iga mõttega nõus. Aga päris lugeja pahameele kirju on ikka vist ülivähe tulnud või? Minu sõprade puhul kõige suurem ikkagi, kui me läheme tagasi selle 2013 selle kaardi, kui ikkagi seal keset kokku kaardipakke, siis tuli see vahetada see poolt kahtluski, et tuli endale otsida kained sõbrad ja sealt hakkas kõik pihta, see ilma selleta ei oleks, see tuli teha lihtsalt päevapealt see muidugi ei juhtunud, aga ennegi see. Et seda, et kui küsimus, et kas seda on juhtus, siis muidugi see on kõik radikaalsem muutus minu elus, käial sellist asja vast ei ole. Minul ei ole sellist asja aga ma jälle nüüd
keeran selle kohe nüüd väga positiivseks, et näiteks see sama leht, et meil on see noorte rubriik, kus sina, Andreas, oled kirjutanud ja Ida, sinu vend on kirjutanud. Ja Ida, sina loodetavasti ka varsti. Jah, et sina ka loodetavasti varsti. Et see on jälle see mingis kontekstis see koht nagu sõpru võita, sest et ülioluline on, nagu ma algul ka ütlesin, et need grupid, et kes koos peaksid töötama, et need peaksid olema ikkagi noored, vanad ja sellised naised, mehed, et niisugused segagrupid just sellepärast, et kuidagi kõikidesse parim nagu kokku tuua siis. Et selle lehe puhul ka, et see noorte rubriik annab meile alati nagu niisugust entusiasmi endale juurde, sest et hästi tore on nagu kõigi nende noortega olnud suhelda, kes on meil sealt läbi kirjutanud. Jah, meil on nagu siit on käinud mitu korda läbi, et meil on olnud tõsiseid erimeelsusi, aga üks asi, milles me oleme alati olnud ühel meeld, et see noorte rubriik, see geniaalne idee, siis patsutame ja oleme rõõmsad. Jah, see on tegelikult väga oluline, et oleks kontakti. Absoluutselt. Ma ei tea, kuidas on tunnetus siis, kui oled ise vanem ja võtsid noortega kontakti, aga ma tean seda, et ma olen tohutult palju võitnud sellest, et ma olen elanud enamus oma elust hästi lähedalt koos oma vanavanematega. Yeah. Ja see, et sul on nagu inimene, kellega sa igapäevaselt suhtled, kes on nagu 70, 80, nüüd 90 aastat vana, see on, ma arvan, et see on õudselt suur vahe võrreldes sellega, kus sa suhtled ainult oma vanustega. Täpselt nii. Kai, te natuke saate alguse poole rääkisite ja just Hardo ka juba puudutas natukene seda teemat jälle, et teie oma ühistegevuses olete ka pidanud leidma mingisugused ühisprintsiibid või mingisugused vähemaltki mingi minimaalse konsensuse, mille pinnalt sätestada mingid eesmärgid, kuhu poole liikuda. Ja kuidas te näete seda ühiskondlikul tasemel, mis on need, ja te olete juba natukene puudutanud siin, kuidas me seda saaksime teha, aga et kuidas me ühiskonnana saaksime üksteist rohkem kuulata, sellepärast et paratamatult on seda näha nii Eestis kui rohkem välismaal polariseerumust ja mitte valmidust üksteist kuulata üldse mingil määral. Kuni ütleme relvahaaramisteni või mis iganes meetmeteni. Et mis on teie soovitused üksteise kuulamise osas? Jah, ma vist päris alguses ütlesin ka, et kõik algab ikkagi iseendast. Et see sama, kõik on ümberringi väga närviline, see ei ole üllatus kellelegi. Ja kirglikult tormata nagu, ka kirglikult tormata oma ideedega edasi, sa kohtad kohe vastu jõudu. Et rahu eneses, võimalikult rahu eneses ja see proovida mõista vastaspoolt. Ma mõtlen, kõige parem näide nagu iga teemaga, tihtipeale meil on see, et me ikkagi oleme mõlemad üsna kirglikud inimesed. Ja eriti siis, kui on nagu oma idee ja oma idee kaitsmine, et ikkagi proovida see teine pool ära kuulata. Isegi nii, et sa ei sekku vahele kogu aeg. Et las teine pool räägib tühjaks, siis on juba see, et ka tal läheb mingi pinge maha, sest kui ma kogu aeg hakin vahele, ma lähen ülinärvi, kui mul ei meeldi teise vastaspoole mingi idee. Ja siis ma tahan kohe vastu ütelda, aga rahu, kuula ära, mis teisele öelda on, äkki tal on midagi ikkagi kuskil õigus. Et ega ma ei oska siin midagi muud ja rahu, ära kuulamine ja siis olla valmis diskussiooni pidama. Jah, see on hea, et sa seda, ma arvan tõesti, et see esimene aspekt on, ma rääkisin, nüüd tuli see 2013 ja Kained sõbrad ja nende siis sellised koosviibimised, nagu ütlegi ette on sellised ülbed enesekesksed nagu alkohoolikad on.
ülbe enesekesksed kõrgid ja nüüd istud seal koos ja pead pidama koosolekut. Ja see reegel on see, et räägitakse, reeglid on vähe, aga räägitakse, üks inimene räägib ühel ajal, ei segata teise jutu vahele, see on esimene printsiip, muidu see hullume ei oleks võimalik seal pidada, et see on esimene asi tõesti, et teise jutule ei sega vahele. Ma arvan, see on puht praktiline. Aga muidu ma olen ka 100% nõus, et muutus hakkab endas, kas see on see Tsarovi Serafim, vist on üks vene õigeusu pühak, kes on öelnud, et leia rahu endas ja tuhanded pääsevad sinu ümber ja mina olen, veel kord ma juba vastasin, mis mina teen, lehekülg 227 kuni 229 palved armastuse suurendamiseks ja vihkamise vähendamiseks, et see on see, mida ma teen iga hommik ja iga õhtu. Rohkem ei oska. Ja me oleme tihtipeale ikkagi eelarvamuste küüsis ja hinnangu andmises. Eks koolis ka samamoodi ikka tegelikult õpetatakse kogu aeg, et sa saad kogu aeg hinde mingi asja eest. Ja jälle, kui mul on kellegi suhtes eelarvamus, siis see nii tohutult juba mõjutab, et ma ei tahagi üldse nagu diskussiooni minna selle inimesega, kui ma räägin ka ühiskondlikult, ükskõik, kas see on siis nüüd inimesed või on need grupid, kogukonnad, parteid, mis iganes. Et kuidagi ikkagi lepitada ennast sisemiselt ja kuidagi sellest hinnangu andmisest proovida. See on see töö ka, mis mina iseendaga teen, et ei meeldi, kohe tahaks nagu anda hinnangu. Kes ma olen, et ma annan kogu aeg asjadele hinnangut, et ma võin enda sees seda teha, aga natukene seedi seda asja ja siis on juba võimalik hoopis teiselt tasemelt edasi liikuda. Mul ei lähe meelest, ma ei olegi sellest niimoodi kusagil avalikkuses rääkinud ja võib-olla täna on see koht siis, et see sama Sheldrake'i juhtum, kui see Maddoxi juhtkiri ilmus, siis ta visati kõigalt, visati sisuliselt võeti parteipilet ära, visati igalt poolt, töökohad ülikoolides, ligipääs laboritele, kõik lõppes. Ja nagu ma ütlesin, mina avastasin seda 2018, 2019, nagu need kuidagi elu on läinud, et midagi on hoidnud, midagi on suunanud sellel ajal. 2019 sain ma tänu siis Alar Tammingule teada, et Brasiilias toimub 2-nädalane seminar, kus ta on kohal 2 nädalat. Ma sain sinna viimase inimesena koha, sinna 16 hulka sinna laua ümber. See avali siis võimaluse veeta märkimisväärne aega koos ja ma mäletan, me käisime seal üsna esimestel päevadel, väga ilus kant seal Florianopolise lähedal Sao Paulo sektoris ja me läksime ujuma. Imeilus siuke laht oli seal ja seal oli siis siukene kuivanud puu oli, kus olid rätikad. Ja kuidas mul see pilt on seal silmes, ta istus selle puutüve peal ja ütles, et ma palusin Jumalat, et ta lubaks mul enda andestada. Siis sellele, kes ta sealt välja viskad. See on see, mis edasi arendusi sellest, et palu armastama vaenlast ja palu nende eest. Et see on esimene. Et see on nii raske ülesanne, et ma ei taha siin suud täis võtta ja öelda, et mina olen seda, ma olen oma tee alguses. Ja et ma seda suudan aga see on see ainus tee sealt välja. Ei ole teist teed, et see mine seda kiiremini, kui vastane see tea jutu peal, see viib meid väga kehva kohta. Nii nagu ei ole ideaalset inimest, ei ole ka ideaalset olukorda, et see lihtsalt on püüe, et enda sees peaks olema see püüe sinna poole. Aga just nimelt, et see fookus on juba jälle kujundlikult, et fookus on ristil, mitte masinal, et see, kui tulla tagasi selle, et see fookuse muutus on eriti väga-väga-väga oluline, selle vestluse käigus mulle järjest rohkem jõusse kohale. Tagasi maale sulle. Me hakkame võib-olla lõpupoole tüürima ja ma tahaks küsida ja minu jaoks väga olulise küsimuse. Kui praegu on minu meelest teie õlul väga palju see Eestis just nimelt selle tähenduse hoidmine, siis on olnud veel inimesi, kes on mänginud väga olulist rolli, ma arvan, kogu Eesti rahva jaoks selles, aga kes on nüüd meie seast lahkunud. Üks nendest teie kindlasti Jaak Johanson, nagu ma arvan, et väga paljud selles nõustuvad.
teine oli Marju Lepajõe, kes minule minu kujunemisel on väga korda läinud. Aga kellega ei mulle ka Andreasel ei ole kunagi olnud võimalust kohtuda ise. Aga Hardo, te asutasite koos Marjuga Vaba Akadeemia kunagi. Ja noh, ütleme siis Mihhail Lotman võitis meid kampa, ütleme niimoodi pigem, aga jah, vormiliselt me oleme asutajaliikmed küll, jah. Ja siis teil on olnud ka Tähenduse teejuhtide Edmund Burkeri seltsi kaudu temaga koostöö. Mis on teie jaoks olnud kõige olulisem selline teadmine või õppetund või mõte, mis teil on olnud võimalik temalt kaasa võtta? No sinul oli, see oli kumeti väga naljakas on see, et mis naljakas, huvitav kokkusattumus, et ma kasutan seda nüüd aja võitmiseks, et mõelda. Ma juba tean, millest sa tahad rääkida. Ja, et 2019 kevadel me olime alustanud selle EBS-i oluliste raamatute kursuse sari, mis nüüd jõudis 15. hooajani, kus käis piiskop Tamas Genos eile just esinemas, sellest oli meil vestluse alguses juttu, et 2019 kevadel oli see, ma alustasin Toomas Manniga 2018, sest see oli see üks, ütleme see minu selline maailma kujundav ja siis oli juba see hüsteeria oli üleval, et Orwell tundus olevat loogiline jätk või kõige olulisem raamat 2019 kevadel, aga siis ma läksin just pärast sellel samale Brasiilia seminarile, nii et Marju Lepajõe pidas meil külalisloengu siis selle sama Orwelli kursusel ja võib-olla räägi sina sellest kohtumisest või mis see oli sinu ainus kohtumine Marjuga, eks ole? Jaa, see oli ainus üks-ühele kohtumine ja siis olid just seal Sheldrake'i ka kohtumas seal sellel 2-nädalasel no ma olin seal seminaril. Ja minu ülesandeks jäi siis Marju Lepajõe vastu võtta sellel kursusel ja siis juhatada ja pärast siis korraldada, et ta saaks tagasi. Ja no minu isiklik tunne, no ma ei oska ühtegi mõtet niimoodi konkreetselt võtta, mida nagu ütelda, aga ma saan kirjeldada tunnet, mida ma tundsin. Ja mis mind võlus Marju Lepajõe juures, see oli see samamoodi siukene leebus, heatahtlik rahu ja selline kindlus ja suur rõhk kõigil nendel vanadel tekstidel. No ta ju rääkis nendest Platoni tekstide ümbertõlkest ja see rõhk tagasi sinna, et me madistame siin kogu aeg nagu sellel 100 aastat ja mingil sellisel skaalal, aga ta tõmbas nagu läbi sajandite tõmbas nagu selle horisondi ja mul ei lähe meelest see hetk, meil oli väga hea külalisloeng ja kui ta sealt lahkus, ta oli ise ka nii õnnelik ja siis ta ütles niimoodi, et ma lähen tagasi Tartusse ja ma pasundan siin kõigile, mida siin tehakse. Et kuidagi see tunne, see tema ehe tunne vastu, et ta viis meid nagu läbi sajandite tagasi sinna Platon, Aristoteles, kogu sellesse aega ja ütles, et me tõlgime, me teeme, kui olulised need asjad on ja millise rahu ja kindlusega ta seda meile rääkis. Ja siis ütles, et ja ma lähen tagasi ja ma pasundan sellest Tartus kõigile. Et võib-olla see on see minu õppetund siis Marju Lepajõelt. Ja seda oli hea kuulda küll tema suust, et selline tunnustus. Aga nüüd ma sain ise ka koguda ennast, ma arvan, pole sellest samast, mina nägin siis seda lindi pealt seda muidugi seda loengut, aga kui sa küsite või kui te küsite ühe mõtte järele, et siis see, mis esimese hooga tuli pähe või tund aega hiljem oleks või teine vastus, et kreeka ja ladina keel on meie emakeeled. Ja nii ta ütles seal, see mulle jäi meelde. See, mis tõttu mina olen inimene, kes ei tunne oma emakeelt, siis järelikult selles ja ma olen poolaritlane, minu kohta ikka suure varuga öelda, veerand või 1/24 aritlane, sellest, nii on.
tuletage meelde, et 2000, nagu mis see ei ole, see on pooleldi naljaga öeldud, et 2018 oligi täpselt see arusaamine psühholoogiast ja filosoofiast oli selline, nagu ma ütlesin, null. Aga midagi see, et vähemasti, kui ma nüüd selle lause nüüd praktilisemaks võib-olla selliseks juhiseks või pigem juhtnööriks või majakaks võtaks, et siis ikka, kui oluline on ikkagi see emakeel, mida ma oskan. Ja eesti keel, et see selle asemel, et siin seda pseudoteaduslikku joru inglise keeles ajada, ma räägin, parem tegelen selle, mis ta siis on, mingil määral ikkagi rahvavalgustusliku tegevusega lehes oma emakeeles, kui mingit 6., 7. või 8. järgulist teadust raiuda teemadel, mis ei lähe mitte kellelegi üldse korda, et võib-olla see siis ja ütleme nüüd on 56 number tuleb, eks, et ma olen nüüd vorpinud 50 pikka intervjuud, kõik ei ole välismaalastega, aga mingi 40 intervjuud, igaüks 4000 sõna, et ma olen saanud aru, kui suur varandus on minu jaoks eesti keel, et kuidas see, et ma pean selle ümber tõlkima, kuidas see sunnib mind mõtlema selle üle, mida mu vestluskaaslased räägivad, päriselt mõtlemas, ma ei saaks seda teha, kui ma ei saaks seda tõlkida, kui ma neist aru ei saaks, nii et kui Tõnu Õnnepaalul oli üks imeilus laastuke kunagi juhtkiri Päevalehes oli, minu meelest oli see nimi Öömajalised kevadeootajate maal, kuidas ta oli Pariisi metroos ja tal oli rinnataskus Juhan Viidingu luulekogu osa ja siis ta sai ühel hetkel aru, et siin rahvaste paabis mitte keegi ei räägi seda keelt ja et selle salavaranduse omamine tegi uhkeks ja õnnelikuks, et võib-olla see on, mis ma vastaksin selle Marjuga kuidagi niimoodi. Jah, nii. Töö tüvevaraga sai selle artikli pealgi. Meil oli Marju Lõpejast eraldi leht number 7. Ja seal oli Marju oli selleks ajaks muidugi surnud juba, aga Siim Lillega oli see intervjuu ja selle pealkirjaks sai Töö tüvevaraga ehk siis selle sama keelega. Aitäh teile, Ardo Pajula ja Kaia Metsla. Meil oli täiega äärmiselt huvitav vestelda. Meil samuti. Aitäh teile ja edu. Aitäh kutsumast.